Mul on rõõm tervitada teid minu arvates Eesti disainivas lipulevas oot-oot mööblistuudios salongis ja mehed on hakkama saanud taaskord millegi uue ja värskega ja sellel on ka kihvti nimi Bob. See on siis lahtikäivan diivanvoodi. Ja tõepoolest, et kui me kevadel vaatasime siin meie diivanvoodid Fold, siis selle diivanvoodi Foldi puhul on see, et me oleme saanud väga palju head tagasisidet. Et me nägime seda, et turul tõesti oli puudu selline diivanvoodi, mis näeks ka hea välja. Sest enamasti diivanvoodite puhul juhtub see, et nad on hästi maani ja et kogu seda funktsionaalsust sinna sisse ära mahutada, siis tuleb nagu disaini koha pealt või ütleme ilu koha pealt lõivu maksta. Aga sellesama Foldi edust kannustatuna saime aru, et ruumi on veelgi. Aga teistpidi on ruumi justkui vähem. Ehk me saime aru, et Fold on meil külleltki ütleme suur diivanvoodi. Et see on selline, kuhu mahub nii-öelda mitmekesi peale istuma, aga mõned ruumid on natuke väiksemad. Ja Bob oligi just selline mõte, et mahutada siis nii-öelda teistmoodi, teistsuguse funktsionaalsusega diivanvoodi väiksematesse ruumidesse. Ja ütleme selle, et kui me seda nüüd disaini vaatame, siis mis meie jaoks oli selline mõte või idee oli see, et tuua sellist natuke kulturaalset vormi, sellist hästi puhast, konkreetset liikumist, sellised puhtad jooned ja jällegi just see sama proportsioonid, et see on see, millega me oleme hästi palju nagu, millega meil hästi palju tööd teha. Ja ka sellise lahtikäiva diivanvoodi disainimine ei ole ju kergemate asjade killast, see on ikkagi päris omajagu töötab teha. Ja no ütleme kindlasti diivanvoodi disainimine on oluliselt raskem ja suurem väljakutse kui tavalise diivani loomine, sest et sa pead selle funktsionaalsuse sinna sisse ära mahutama, et kogu see, kui me hakkamegi seda nüüd avama, eks ole, et kui meil tuleb siit selline süsteem välja, siis kogu see mehhanism ja kogu see konstruktsioon annab ette nagu nii palju seda neid gabariite, suurusi ja proportsioone. Ja nüüd sellega tööd teha, et kogu see asi näeks veel hea välja ka. Veel hea välja, see on nagu üks ülesanne ja teine asi, et ta oleks ikkagi lõppkokkuvõttes ka mugav, et sa saaksid seal istuda, et ta ei ole lihtsalt sul voodi, vaid ta on ikkagi diivan ka. Et see on alati hästi suur nagu väljakutse olnud, miks me tegelikult ühtepidi justkui eelistaksime teha tavalisi diivaneid, aga kuna me näeme, et seda nõudlust on, et just sellised diivanvoodid, et mis näeks head välja, oleks mugavad, siis jälle sama see klientide nagu tagasiside on see, mis on meid tööle pannud. Mul on enda isiklik kogemus olemas ühe diivanvoodi puhul küll aastaid 10 rohkem tagasi, olin sunnitud ajutiselt magama ühel sellisel ja seal tekkis selline asi, et kui ma hommikul tõusin, siis mul taguots oli kõvasti allapool, jalad olid üles tulnud, ta nagu hakkas kokku klappima, seda ohtu siin ma kujutan ette. Ja no see on hoopis teistsuguse konstruktsiooni, kui me lähemalt vaatame, meil on tegemist hästi paksu madratsiga ja meil on siin all ka sellised täiesti korralikud voodilipid selle koha peal, kus meil see põhiline raskus on. Et see on, ütleme, pigem on ta juba üsna nagu tavalise klassikalise voodi moodi kui sellise nii-öelda välivoodi või sellise õhukese madratsiga vedrudega asi. Ja nüüd Bobi puhul me oleme valinud sellise ägeda tekstuurse kanga, mis on praegu ütleme, võib öelda viimasel ajal selline päris kihvt trend. Mul endal isiklikult väga meeldib, kuna see tekstuur annab sellist elu juurde ja sellist sügavust, et teatud disainidega ta sobib väga hästi kokku, et tal on hästi lahedaid toone olemas ja toonimaailmas me näeme ka tooni poolte pealt, et sellised beežid, luukarva, kreemikad toonid, et need on niisugused murtud maatoonid on täna kindlasti see, mis nagu mööbli kanga maailmas laineid lööb. Ehk siis mitte sellised erksad, kirkad või kärtspunane või selline, et pigem selline nagu pasteelsed, mõnusad. Ja just pasteelsed, jah, see on nagu see teema, et siuke rahulik, monokroomne toontoonis interjöörid, et see on täna teema. Mulle alati meeldib teile külla tulla ja ausalt ma ei valeta praegu, sest et see salong on nagu ilus, puhas ja need puhtad jooned, nagu sa väljagi tõid, et need on tõesti disaini poolest ühed mu lemmikud nagu sellised ja elutuppa, ma kujutan ette, fantastilised. Ja no seesama üks meie selliseid populaarsemaid mudeleid klassikalistest diivanitest Moss, et ka need samad puhtad jooned, mis on väga inimestele meeldinud, me andsime ka sellele nüüd veel uue võimaluse heade proportsioonidega. Moss Slim on meil siin, millest me tegime siis klassikalisest Mossist natuke kitsama versiooni, kitsamate käetugedega. Et
et jah, need proportsioonid on meie jaoks olulised ja minu meelest ongi see, et mida lihtsam, puhtam disain ja vaatad peale, lihtsalt tunned ära, et kõik on paigas, see on nagu see, mille nimel me siin täna tööd teeme. Ei ole mõtet liiga palju müra tekitada, on ju. Jaa, absoluutselt. Et kodus ka samamoodi, et kui te oma elamist sisustate, et vaadake, et teinekord on vähem asju parem kui rohkem. Ja need vähesed asjad, need olgu lihtsalt kvaliteetsed ja õiged, sest nii muudate oma kodu stiilsemaks, ainult nii.